Tere hommikust! Tere hommikust ja tere tulemast Tartu haridusfestivalile Tunded ja tehnikad uues normaalsuses. Ja nagu te näete, me oleme siin tutvustame seda uut normaalsust. Haridusfestivali seni sellisel viisil peetud ei ole. Uudses vormis haridusfestivali eesmärk on vaadata veel kord tagasi kevadesse, et mõista, mida see kogemus meile tähendas ja kuidas see muudab meie tuleviku kooli. Meile see tähendab nii õpilastele, õpetajatele, vanematele kui koolijuhtidele. Ja tähendas nii emotsionaalselt kui tehniliste pedagoogiliste oskuste muutumise mõttes. Püüame olla ausad ja leida üles kohad, kus eksisime, kus oli raske ja kus saime kogemuse, mis pani varasemad teadmist ümber hindama. Räägime ka headest üllatustest ja rõõmudest, mida kevad tõi ning mis peamine, vaatame edasi. Püüame mõista, mis võiks olla see uus normaalsus koolis. Päev on väga tihe. Videoklippidesse on salvestatud 10 õpetajate, vanemate ja õpilaste kogemused ning stuudiosse tuleb üle 20 koolijuhi, õppejuhi, vanema ja haridusuurija. Ja 4 inimest on siia juba kogunenud ja kõigepealt palun siis linna peale avasõnadeks. Annan sõna. Ja aitäh. Head haridusfestivali sõbrad ja haridusfestivali korraldajad. Ma ütlen sellepärast sõbrad, et haridusfestivali meil toimub juba 6. korda ja mina ei kujuta Tartu linna ja Eesti koole ja kogu meie hariduskorraldust enam ette, kui ei oleks Tartu haridusfestivali. Ja väga suur aitäh kõigile korraldajatele, sellepärast, et väga lihtne oleks ju ära jätta ja öelda, et meil on selline epidemioloogiline olukord ja me ei korralda haridusfestivali, aga ometigi haridusfestival toimub. See on väga tähtis. Ja aitäh korraldajatele ja väga suur tänu ka kõigile teile, kes te haridusfestivalist soovite osa saada kuulajatena ja mis väga oluline kaasamõtlejatena. Et Tartu on Eesti hariduse keskus ja haridus ja kool on ka kõige keerulisematel aegadel alati Eestimaal toiminud, nii et jätkame siis online'is nende digitaalsete võimalustega, milles me oleme ju osavad. Väga osavad ja loodetavasti see väike viperus siin alguses ei heidutanud kedagi, et ma arvan, et see on üks nendest asjadest, mida me kevadest õppisime, et tehnilised viperused käivad asja juurde ja nendest ei tasu üleliia nagu muretsema hakata nende pärast. Aga Kairit, festivali peakorraldaja, et me räägime siin uuest normaalsusest, et aga milline on uus normaalsus haridusfestivali jaoks, et millised saavad olema uued haridusfestivalid ja kui koroonaohtu otseselt pole ja võime kokku saada, kas sa näed, et on põhjust mingit muutust teha? No tegelikult me vist seekord oleme kõige rohkem mõelnud sellele, et mida see sõna festival siin hariduse juures tähendab, et kooliinimesed ja lasteainimesed käivad ju palju konverentsidel ja igasugustel koolitustel, et kas festival erineb konverentsist ja kui erineb, et mis see erinevus siis on. Et mina olen ikka olnud haridusfestivali puhul festivali usku. Aga võt just see festival, mis on nagu iseloomulik ühele festivalile, seda on kõige raskem viia digitaalsele kujule. Et kui me oleme konverentsil, siis me kuulame ettekandeid, me oleme suhteliselt enda ruumis, me ei suhtle väga palju, aga festivalil me oleme alati üritanud luua kohta, kus õpetaja, koolihuviline, haridushuviline saab tulla Tartu kooli, rääkida meie õpetajatega, arutada, olla mingis situatsioonis sees, kus ta ise ka nagu on osaleja, mitte ainult kuulaja. Siis võt seda osa on veebi kõige raskem viia, et selles mõttes, et kui sa nüüd küsid, mis see uus normaalsus on, siis festival kui selline peab ikkagi säilitama oma selle kontaktsuse või vahetu suhtlemise ja tegelikult ma kutsun ka täna inimesi üles, kes te seal arvuti taga olete, et suhelge. Meil on nii täna kui homme teile loodud kõik võimalused, et te saaksite kaasa lüüa ja ise luua publikuna osalejana endale seda festivali või festivali meeleolu. Ja võib-olla me teeme ühte asja ka Eestis esimest korda sellisel kujul, et me toome kinosaali ka Zoomi. Et Eestis ei ole võib-olla varem niiviisi Zoomi kaudu kino näidatud, et kinosaali tehtud, et filme on ikka vaadatud, aga kas ta on kinosaal saanud? Nii, aga loodame, et siis järgmisel aastal nii-öelda vanas normaalsuses festivali meeleolus saame jätkata, aga järgmisena Karin Lukk Kivilinna koolist, et kui sa vaatad õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid, et siis kes võitis ja kes kaotas selles distantsõppes? Kas saab niimoodi üldse küsida?
Jah, tegelikult kui me räägime nii-öelda võitjatest ja kaotajatest, see olukord oli hästi ootamatu ja ma arvan, et noh, me kõik oleme elus juba nii palju kogenud, et päris nii mustvalge ilmselt ei ole kunagi miski. Jah, me saame tuua siin välja seda, et õpetajad tegid võib-olla on nagu võitjad selles suhtes, et nad tegid tohutu pika sammu oma digiarenguseks ja oleme ju kuulnud, kuidas lapsevanemad oleks nagu need kaotajad, kes pidid selle kodus õpetaja rolli üle võtma ja neil oli vaimselt väga raske. Ja õpilaste hulgas on nii ja naa, et on nii võitjaid kui kaotajaid, et üllatuslikult selgus ju, et mingile grupile õpilastest see õppevorm sobis väga hästi ja oli neid, kes olid suurtes raskustes, nii et noh, mingil määral saab sellest rääkida, aga ma arvan, et nii mustvalgena ei tasuks seda vaadata ja ma isiklikult arvan, et me ei peakski niivõrd palju keskenduma sellele, mis oli tolles hetkes, kuivõrd oluliseks osutub see, mis on just pärast. Seesama, miks me täna siin koos oleme. Ehk siis see, mida me kaasa võtame, mida me õpime sellest, sest noh, see on ammu teada tuntud tõde, et kõige paremad õppetunnid, mis jäävad ka pikaajalisemaks meelde, on need, mida õpitakse just nimelt raskustes, mida õpitakse läbi eksimuste, mida õpitakse katsumuste kaudu. Et edu sees õpitud asjad kipuvad vahest palju kiiremini ununema. Nii et selles mõttes on hästi oluline just see haridusfestivali ülesehitus. Et haridusfestival tegelikult oma sünnihetkest peale kannab ühte väga erilist sellist minu arvates seda sädet on just see, et kui vaadata alati mis teemad haridusfestivalil tulevad, siis need teemad näitavad ära, mis on sellel hetkel hariduses olulised fookused. Sest need, kes haridusfestivalil esinema tulevad, on enamasti ju tegevõpetajad, kooliinimesed ise ja nemad räägivad alati sellest, mis parasjagu on südame peal. Ja see, et meil nüüd on see üles ehitatud nagu kahes osas, et see esimene pool on tunded ja teine päev on tehnikad. Tegelikkuses 2020 on muide selline aeg, kus 25 aastat möödub sellise termini tulekust maailma nagu emotsionaalne intelligentsus. Ja omamoodi väike nagu juubelitähistuseks. Ja see, kui ma mäletan, et kui see tuli, siis see raputas maailma nii kõvasti, sest idee sellest, et mingite tunnetest arusaamine ja nende juhtimine võib mängida sinu elus toimetulekus olulist rolli, võib-olla isegi sama olulist või olulisemad kui mingid teadmised mingis valdkonnas või oskused. See oli selline, mis tekitas algul väga palju vaidlusi. Nüüd me juba teame, et see on olulisel kohal, aga me võib-olla vahest unustame ära. Ja sellepärast ma arvan, et pärast sellist kevadet on äärmiselt oluline, et me sellest räägiksime. Et me tõesti ütleme tänasest päevast, ma arvan, igaüks leiab siit endale selle mõtte või selle idee, mida kaasa võtta, et mis annaks kas talle tuge või ta saab kindlustunnet või ta õpib mõne tehnika, kuidas oma tunnetest aru saada, nendega toimetada. Nii et selles mõttes meie nii-öelda need vanad haridusfestivali sõbrad, vanad fännid ja ka uued tulijad, kindlasti kuulake innuga seda tänast päeva ja võtke tõesti siit kaasa see mõte, see idee, mis kasvatab teid edaspidi sellisteks ootamatuteks olukordadeks. Aitäh! Ja lõpetuseks Riho Raave, kui sa nüüd mõtled, ma ei tea, tulevikukoolile Tartus, võtame kitsalt, ärme võtta kogu maailmakooli, võtame kitsalt Tartus, et mis on see üks asi, mis võiks olla selle kevadise kogemuse põhjal tulevikus Tartus teisiti koolielus, et oskad sa välja tuua? Tegelikult see väga hea küsimus, et nagu sa ise aru saad, ega päris ühest ja sellist lühikest vastust sellele küsimusele tegelikult ei saagi olla. Tartu koolid on väga eriilmelised ja noh, ma mõtlesin sellele, et mis võiks olla see üks asi. Ja kindlasti saaks öelda iga kooli kohta, et teil on need tugevused või need arendusvaldkonnad ja mõne teise kooli kohta midagi teistsugust. Aga kui nüüd tõesti mõelda filosoofiliselt ja hästi üldistatult, siis ma arvan, et linnavaatest või linna jaoks on hästi tähtis õpilaste ja lapsevanemate rahulolu konkreetse kooliga või koolidega. Ja ma arvan, et see on koht, mida siis iga kool peaks tegelikult ka selles distantsõppe olukorras, hübriidõppe olukorras nagu hästi jälgima, et tekiks olukorda, kus kasvab rahulolematus, et lapsevanemad ei saa aru, mis siin toimub, eks ole, et ma pean nüüd asuma õpetaja asemele ja nii edasi ja nii edasi. Et see oleks võib-olla selline üldine asi, aga kui veel natukene rääkida, et mis mind nagu võib-olla tänases päevast natukene häirib või natuke kurvaks või murelikuks teeb, on see, et äkki on täna veel liiga palju sellist suhtumist, kus mõnele probleemile nagu hakatakse otsima põhjendusi, et miks ei saa nagu
lahendada, et küll on siis kas rahapuudus või on, ma ei tea, seadustes on mingisugune vastuolu või pole, ma ei tea, lapsele pole, näed, Rajaleidja pole otsust teinud ja meie ei saa mitte midagi teha, eks ole, et äkki on sellist suhtumist natuke palju ja ma väga tahaks, et seda suhtumist vähem oleks, üldse ei oleks õigemini. Et see oleks minu, aga üks asi veel, mis ma tahaksin, Karin siin tõi seose haridusfestivali ja emotsionaalse intelligentsuse vahel, mina tahaks seostada haridusfestivali Tartu kultuuripealinnaga. Vaadake, mul on siin üks pusa seljas, kus on Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn, mille motoks on ju ellujäämise kunstid. Ehk siis kõik see uus normaalsus, uus õppekorraldus, koolikorraldus, see tegelikult natukene ka seostub ju sellega, et me peame õppima ka sellises olukorras ellu jääma ja hariduse kvaliteedi suutma tagada ka uutes oludes. Selle kultuuripealinna üks programmiliin on inimene ja oskused. Ja võib-olla siin ongi hea rõhutada, et inimene ja sotsiaalsed oskused. Et me peaksime väga tõsiselt mõtlema selle peale, et kuidas me nendes hübriidoludes oskame arendada ja hoida neid sotsiaalseid oskusi, et see inimeste vaheline suhtlemine, see emotsionaalne intelligentsus, millest me kuulsime, ja loovus, et see kaduma ei lähe, et me oma aega oskaksime nõnda jaotada ja kasutada, et me inimeste isiksustena sellest olukorrast välja tuleme tugevalt. Aga suur tänu, siin kõlasid mitmed mõtted, mida ma arvan, et siin konverentsi käigus või selle haridusfestivali tänase päeva käigus me saame lahti arendada, et siin oli see väljakutse mõte, et õpetajad, väga tore on vaadata, kuidas videotes õpetajad ütlevad, et jube tore oli see, et see pani mind proovile ja ma sain otsida uusi lahendusi. Ja see enesejuhtimise oskuse tähtsus, et see ilmnes ikkagi laste puhul väga selgelt, et need, kellel oli see olemas, et need said paremini hakkama, nii et see nii-öelda sotsiaalsete ja endaga seotud pädevused, et see on tõesti väga selgelt tulnud esile. Aga suur tänu teile ja läheme siis oma esimese sisulise ploki juurde ja teeme siin ühe väikse sellise vangerduse. Ühed inimesed lähevad stuudiost välja ja teised tulevad sisse. Lehvitame ka.